Raamatukogude statistika näitab, et Eesti lugeja armastab endiselt Eesti kirjanikke. Näiteks Urmas Vadikuu teine pool, mis oli möödunud aastal väga populaarne, on populaarne ka sel aastal. Ja nii raamatukogud ise tunnistavadki, et kohati, kui tahate sellist menukit laenutada, tuleb olla järjekorras, kui mitte nädalaid, siis lausa kuid. Inimesed käivad endiselt raamatukogudes, mingit muret ei ole, et nad ei tuleks. Ja nagu enamasti neist rääkides laenutust edetabelitest eesotsas on samad raamatud, mida me raamatupoodides näeme, uuem kirjandus, et seda, millest on juttu rohkem, mida inimesed edetabelites näevad, nad tulevad ka raamatukokku küsima. Eelmise aasta laenutuste arv oli üle 9 miljoni raamatu. Aga oskame kuidagi järeldada ka sellest midagi, et kas inimesed on hakanud rohkem lugema, et meil on ju kõigil nende ekraanide pärast kogu aeg mure? Tahaks siiski olla lootusrikas, et kuigi meil kõigil on nutitelefonid ja arvutid, inimesed ikkagi loevad jätkuvalt. Kas inimesed loevad rohkem võib-olla sellist tõlkekirjandust või on ikkagi need Eesti omad autorid on sellised lemmikud? Eesotsas on meil siin aastast aastasse olnud palju samasid nimesid. Endiselt on populaarne näiteks Urmas Vadikuu teine pool ja prantsuse autor Valérie Perrin, et on väga populaarsed Eesti autoreid ja mõned tõlkekirjanikud ka alati. Lisaks loetumatele raamatutele peegeldab statistika ka seda, kuidas inimesed raamatukogusid kasutavad, kui palju käiakse kohal, mida enim laenutatakse ja kui pikad on mõne raamatu ootejärjekorrad. Peale Urmas Vadi ja Valérie Perrani võib see aasta võib-olla ka edetabelites näha, kuidas dinosaurus arstiks õppis, Toivo Tänav suurraamat. Siis võib nimetada ka Tantsitolm põrandast, mis on juba ka eelmises aastas olnud edetabelis. Ja siis on nüüd värskelt ilmunud Roland Tamme Sündikaadi teine osa. Ja sellele on ka juba näha, et nõudluse järjekorrad on pikad. Kui me räägime nüüd sellistest raamatutest, mida tõesti inimesed niimoodi massiliselt laenutavad, siis kui kaua tuleb järjekorras olla? See oleneb igast raamatukogust, et kui pikk on näiteks laenutusperiood, et Eesti Rahvusraamatukogus me praegu anname, kuna me oleme remondis, anname raamatuid neile kätte pikemaks, et lausa 6 aega on näiteks üks laenutusperiood ja siis selle põhjal jääb ka rohkem aega nagu lugemiseks. Aga see tähendab ka seda, et jääb rohkem aega seal järjekorras seismiseks, et kuude kaupa oodatakse siis mõnda raamatut, on see nii? Rahvaraamatukogudes üle Eesti on ikkagi alati ostetakse mitmes eksemplaarsuses ja kui on populaarne raamat, siis muidugi ostetakse ka rohkem neid, et ikkagi rahva nõudluse järgi. Kui mõni populaarne menuraamat on parasjagu välja laenutatud, soovitavad raamatukogu hoidjad suveks tähele panna ka värskeid kodumaiseid uudisteoseid, aga mitte ainult. Ma võtsin siin esimeseks meie enda raamatukogu selle aasta seni enim laenutatud raamatu, mis ei ole nüüd ka võõras inimestele Kairi Roogi Tantsitolm põrandast, aga mulle endale ka väga meeldis, soovitan soojalt. Siis ma võtsin tänavuse Eesti naiskirjanduse auhinna laureaadi Berit Petolai raamatu Hele tuisklev ja nimetu, mis on sellised luulelood, ta ise ütleb, ta on sellised pikad luuletekstid, jutustavad lugusid loodusest, emadusest, igapäevaelus eriliste hetkede märkamisest, et üks žürii liige ütles hästi kenasti, et see on nagu suvetunne raamatusse pakitud, et ma arvan, just suveks hästi sobib. Ja tõlkekirjandusest haarasin oma enda lugemislaualt kaasa Taani autori Anette Bjergfeldti Palermo vei ülemlaulu, et see on ka selline realistlik raamat läbi 3 elupõlve 20. sajandi elu, hästi ka selline hoogne, saab nalja, saab võib-olla ka natuke nutta, et loodetavasti meeldib. Kuigi ekraanid röövivad üha enam inimeste aega, on ikkagi möödunud aasta lugemisstatistika 9,5 miljonit laenutust väga lohutav. See teadmine, et inimesed loevad endiselt.